Hei sina, aitab Brainrotist. Vaata vahelduseks üks normaalne video. See on 3D printer, täpsemalt Bambu Lab A1 Mini. Ta võib pealt näha küll paista veidi tilluke, aga sõbrad, kui on üks asi, mis on kindel, siis see on see, et suurus ei loe. Ta on ülitöökas, ta ei vaja armastust, und ega süüa, aga minult saab ta kõike. Nende printeritega saab printida absoluutselt kõike. Jah, isegi teisi 3D printereid. What? Enne kui ma sulle paari ägedat näidet näitan, üritame teda veidike mõista. Kuidas sa siis ikkagi töötad? The Bluetooth device is ready to pair. Las ma parem seletan ise. Põhimõtteliselt on tal lihtsalt 3 telge, mille abil ta saab liikuda ükskõik kuhu siin 3D kuubikukujulises ruumis. See väike ninake siin jookseb tatti, mida meie nimetame enamjaolt plastikuks, aga ta võib ka printida kummi ja tänapäeval ka komposiitmaterjale. See kannab kiht-kihi haaval sinna kuhu vaja, nii palju kui vaja. Pigem lihtne, või mis? Selleks, et printida, aga on vaja 3D mudelit. Neid saab luua erinevate CAD-tarkvaradega või siis internetist lihtsalt varastada. Nüüd, kui 3D mudel on olemas ja aega hakata printima, on enne vaja anda printerile täpsed juhised, kuhu, kuidas ja kui palju plastikut valada. Selleks on meil õnneks aga sellised asjad nagu slicerid. Ja need ei ole need vennad, keda ma Londonite tänaval üritan vältida, vaid need on programmid, mis muudavad meie 3D mudelid printerile arusaadavateks juhisteks ehk G-code'iks. G-code on hunnik juhiseid koordinaatidega, mis ütleb printerile, kuidas kiht-kihi haaval meie 3D mudel ellu tuua. Mina näiteks printisin endale sellise ägeda kammi. Või siis sa võid printida endale näiteks nagi, karbi asjade hoidmiseks või niisama rumalat nänni. Nüüd sa mõtled ilmselt aga, et Stefan, see on uhke masinvärk küll, aga palju selline UFO-tehnoloogia tänapäeval maksta võib? Minu sõber siin aga maksab hetkel poodidest näiteks 180 €. Crazy! Ma tean. Aga sina, kui sulle meeldib raha säästa, õppida uusi oskusi või midagi lihtsalt luua ja leiutada, siis ma hakkaks juba sõpru ja vanemaid sünnipäevaks ja jõuludeks moosima. Küll aga huvitab mind väga, et mida prindiksid sina esimesena? Andke teada kommentaariumis. Mina aga lähen tagasi tööle.